siin üks graafik, mida ma usun, mõnedki teist siin saalis juba näinud on, paljud mõtted isegi. See on siis kolmas sammas, mis tõus on toetanud, on rahatrükk. See on nüüd Ameerika Keskpanga bilanss, mis on keskmiselt kasvanud ligikaudu 2% aastas, pikas perspektiivis. 2008 kriisiga võitlemiseks kasvatati see 900 miljardi dollari juures 2,3-ni. Ehk siis sisuliselt 150% ligikaudu. Kui muidu kasvame 2% aastas, siis viskasime 3 kuuga 150 juurde. Kui nüüd ka taastamist ei tuleks, siis tekib küsimus, et mis saab. Sisuliselt ujutati jooksvalt rahaga turg üle, et see likviidsuse läbi varahindadesse tuua taastamist. Ja mõni ütleb, et väga tore graafik, mina ütlen, et see on jube graafik, sellepärast, et see jällegi, see tasuta lõunaid ei ole, kuskilt peab see mingi hetk see lõuna kinni maksta. Sest muidu mõelge ise, et kas ei oleks mitte mõnus, et nii kui kriis tuleb, iga kord seda intressi nulli, kohe bilanss jälle palguda suuremaks ja kriis ei nagu ei olekski tegelikult bilansis. Me oleme leidnud lõpuks maailma mingi imemudeli majanduses. Aga sellist asja ei ole. Iga sellise sammuga tuleb kaasa mingi hind ja selle hind on tõenäoliselt inflatsiooniline risk. Sa oled rahamassi lükanud nii kiiresti üles ja see inflatsiooniline risk enamasti ei teostu kohe, see protsess võtab aega. Kuid täna ma arvan, me oleme keskkonnas, kus ühest küljest on ka palju deflatsioonilisi tegureid, kuid globaalselt inflatsioonirisk on kindlasti kasvanud. Nii et see on see kolmas sammas, mis on tõusnud aastal. Ja kui me võtame need sambad kokku, siis intressid erakordselt madalad. Stiimulprogrammid tõesti erakordselt mahus ja rahatrükk erakordselt mahus. Kõik on erakordselt mahus. Nii et see 2009 taastumine, mõni ütleb, et 2008 lõpus, 2009 algus reageeriti üle, et see taastumine lihtsalt oli normaliseerunud. Kuid ma pigem ütlen, et see oli toodud väga tugeva globaalse stiimuliga ja see erakordne maht sel aastal selgelt on alla tulemas. Paljud arvavad, et maailma majandus on hoo sisse saanud, jätkab ise. Kui riik tõmbab mahtusid tagasi, siis see ei ole probleem. Ma arvan, et see on probleem. Kas või samas bilansivahu vähendamine, kui seda likviidsust hakkab kokku tõmbama, siis varahinnad tõenäoliselt tulevad alla. Nii et see on see võib-olla selle aasta üks olulisemaid temaatika, kuidas tullakse nende stiimulprogrammidest välja ja milline mõju varahindadele. Sest ma arvan, et riiklik sekkumine tegelikult on väga halb selles mõttes, et ta tekitab moonutusi. Kas või varahindades paljuski on, olgu need kinnisvaraga seotud võlakirjad, mis on päris suure osa bilansist moodustavast, mida nad turult on tegelikult kogu ostnud ja selle läbi hinda soodsama hoidnud. Ameerika riigi võlakirju ostab Föderaalreserv samuti. Sellega hoides intressi madalal ja tegelikult, kui sa nüüd hakkad laiemaks seda protsessi mõtlema, Ameerika riik emiteerib võlakirju ja kohe samal hetkel ostab neid Föderaalreserv iseenda bilanssi, et hoida hinda all, siis see nagu majanduslikult tundub, ei taha seda Ponzi-skeemis kõna välja öelda, aga ta natuke sinna poole hakkab minema. Et uusi ostjaid sisse saada, sa hoiad kunstlikult varahinda paremas kohas. Riigivõlakirjadega lõppes see ostuprogramm eelmisest sügisel ja nende kinnisvaraga seotud MS võlakirjadega lõpeb siis 31. märts ehk paari päeva pärast. Nii et aprill mõnes mõttes varahindadest tuleb ka huvitav, et kuidas see reaktsioon siis turgudel on, sest riigivõlakirjade intress tegelikult pärast seda USA-s on hakanud kerkima. Kui riiklik stiimul seda intressi allhoidmiseks ära kaob, siis riik enam ei osta, siis intress on hakanud vaikselt üles tulla. Mis on ka väga loogiline. Nüüd mõned pildid veel, et see on Ameerika eelarve defitsiit ja näeme, et see väga palju plusspoolel isegi peale teist maailmasõda olnud ei ole. Näeme seda, et praegused sammud on olnud üsna erakordsed. See 10% juurde ikkagi ulatuv eelarve defitsiit on väga erakordne ja see tähendab seda, et sekkumine, see näitab teile tegelikult, et kui ma ütlen erakordne sekkumisulatus, see tõesti seda on. Nii suurelt eelarve defitsiiti pole nagu lasta. Mõnes mõttes riik võib võib-olla eelarve defitsiiti lasta, kui ta on, ma ei tea, Norra kombel kogunud ülejäägis hoidnud kogu aeg oma eelarvet ja raha lihtsalt sisse kogunud, miks mitte. Kui see eelnevalt oled ka samamoodi võib-olla fiskaalselt mitte väga konservatiivne olnud, siis nii suuri numbrid tegelikult majandusteoreetikud, ma arvan, enamus nõus, et ei tohiks hoida. Ja küsimus, mis sellest eelarve defitsiitist edasi saab? See on nüüd triljonites mõõdetav Ameerika eelarve defitsiit, või need on küll miljardid, aga 1000 on siin triljonid. Ja küsimus, et kui me täna oleme siia kukkunud selle summa juurde, siis kuidas läheb olukord edasi?
ja näete, et isegi niisugusele mõõduka defitsiidi juurde tagasi tegelikult ei planeerita jõuda. Nii et majanduse käigus hoidmiseks hoitakse seda eelarvet suurtes defitsiitides ka lähiaastatel, praeguse plaani järgi. Mõneti on olukord selles, et kui Baltikum vaese riigina on sunnitud ütlema, et tulud kukuvad, me peame kulud ka alla tooma, siis lääneriigid ütlevad, et tulud küll kukuvad, aga vastu tulevad tagasi, kui me nüüd ikkagi majandust stimuleerime. Nii et mõnevõrra nemad lükkavad kogu seda problemaatikat tulevikku, sest 2009 nii erasektor kui riigisektor just teab piisavalt hästi, et need kärped on kindlasti selline termin, mis midagi meeldiva hulka ei kuulu. Kuid ma arvan, pikas perspektiivis hästi vajalik. Nii et ma usun, et paljuski kirjutatakse ka majandusteooria õpikud ümber 5 aasta pärast näiteks. Et võib-olla minu usk on selles, et kirjutatakse sinna sisse see, et selliseid eelarve defitsiite tegelikult ei tohiks üks riik endale edaspidi lubada, sest et juhtus see, mis juhtus, seda me näeme, et ütles väga tabavalt üks Ameerika finantsspetsialist, et ta telekat üldse ei vaata, et kui nagu selline reality show käib kogu aeg maailmas turgudel, et mis enam huvitavam saab olla. Mõneti need erakordsed ajad tõesti toovad selle, et siin on ka erakordsed majandusteooria ümbermängimised käigus. Ja lihtsalt selle, kui teine tegur on see riiklik võlg, üks oli eelarve defitsiit, siis selle eelarve defitsiidi finantseerimiseks võlg peab üles minema, aga väga palju võlgvariante ei ole. Ja näeme, et sellised kasvud, nagu praegu planeeritud on, tegelikult, see on siis SKP suhtes protsenti, mõõtama, siis sellised numbrid tegelikult USA on reeglina ainult sõdade ajal. Kui sõda, siis on vaja väga aktiivne riiklik sekkumine. Et täna tegelikult sekkutakse riiklikult lihtsalt kriisiga võitluseks. Et murekoht on natuke see, et kui intressid peaksid kasvama hakkama, mis täna on väga madalad, siis see teenindamine muutub ka oluliselt kallimaks. Ja kui eelne graafik peegeldas Ameerika riigisektori võlga, siis siin on tegelikult Ameerika kogu võlg kokku. See on siis majapidamised, see on ettevõtted, see on valitsus ja see on finantssektor. Nii et see on väga pika perioodi graafik ja tegelikult ma arvan, et see graafik võtab väga paljus kokku, mis majanduses toimunud on ja kus me täna oleme. SKP suhtes see on mõõdetud ja see näitab seda, et tegelikult me saame vaadata erinevatel ajahetkedel ajaloos ka, mis see number on olnud. Et võrreldavalt. Selles mõttes, et kui ta oli aastal 1929 N hulk miljoneid dollareid või miljardeid, siis tegelikult täna see absoluutnumber meile väga palju ütle, et see on raha väärtust nii palju muutunud vahepeal. Kuid SKP suhtes mõõdetes näeme, et 30. suure depressiooni, mis põhjus oli see, et võlatase läks majandus liiga kõrgeks. Ta oli peaaegu 300% kokku SKP-st, kõik sektorid kokku ja see tase lihtsalt oli liiga kõrge. Mis järgnes, oli inglise keeles on selline termin nagu deleveraging, et võimenduse vähendamine. Sa viisid selle võimenduse laenumahu süsteemis normaalseks. See on üks vastikumaid protsessi majanduses üldse. Mõneti Eestis täna selgelt käib. Sest Eestis erasektori suhtes laenumaht pidevalt väheneb, iga kuu, seal kuskil miljardi krooni kanti, tuleb laenumaht alla, see on sama raha hulk tegelikult sellele süsteemis väheneb. Ja USAs on tegelikult mentaliteet mõnevõrra sama, sest laenu tahetakse vähem võtta ja mõneti käitub nii tarbija kui ettevõtte nutiks targalt. Saadaks aru, et mu säästude tase on liiga madal, laenutase liiga kõrge, üritan laenu vähendada, säästu suurendada. Majanduslikult on see väga halb käitumine lühiajalises perspektiivis, sellepärast, et ta pidurdab majandust. Ameerika riik üritab oma kodanikku ajada natuke ikka sellele kalju äärele lähemale, et võtta ikka laenu natuke rohkem ja tarbi natuke rohkem jällegi, sest muidu majandus pidurdab. Nii et tegelikult need stiimulprogrammid on kõik tegelikult jällegi selle tarbimise ja